Vaadake, millised koduloomad siin on. See peaks olema gecko minu arust, jah. Ma kuulsingi neid tema häälitsusi. Täpselt niimoodi, nagu oleks siin samas kuskil ruumis olnud meil toas, aga mis siin seina küljes? Kui meil selle põllumehega oli kõne, siis vaadake, seal taga on lipud, on ju. Ja kui me Gold Coastil ka käisime, siis seal ka rannas, kui kõndisime õhtul, kes on vaadanud toda vlogi, kes mäletab, siis seal ka oli nagu lippude vahel ja ainult inimesed ujusid. Ja siis me veel mõtlesime, et huvitavad, mis need lipud seal on. Ja kui need rannavalve ära läks, et siis inimesed läksid ka nagu ära või veest välja. Ja kuna meil siin Western Australias sellist asja pole nagu varem kogenud, siis me nagu päris täpselt saanud sellest aru. Aga siis see põllumees, kellega rääkisime videokõnes, siis tema ütleski, et jah, et tulebki ujuda ainult lippude vahel, sest et siis on nagu 100% kindel, et sul on olemas nagu rannavalve ja et ta tuttub sulle appi, et kui sa mujal ujud, kui ei ole nagu lippude vahel, siis põhimõtteliselt ise tead, kas upud ära, siis upud ära ja no ma ei usu, et päris keegi kindlasti appi ei tule, aga lihtsalt rannavalve ei jälgi nagu seda piirkonda nii aktiivselt siis. Nii et jah, väga huvitav. Lihtsalt siin rannas on nagu täiega suur rannaala. Saab nagu mõnusalt ruumi, mõnusalt lai rand, aga siin praegu on kõige kõrgem aeg. Tõus on siis, jah. Ja siin nüüd vähemalt ei pea kaugele kõndima, et ujuma minna. Mitte, et ma praegu ujuma kavatsen minna, aga vähemalt on hea lähedal minna. Tulime krokodilliparki. Siim leidis juba sõbra endale seal. Uus pestukas. Lähme siis krokodilli sisse. See koht, kuhu me tulime, kõik muidugi, kes loomi kaitsevad ja värki, see ei ole nagu väga tore, aga see koht kasvatab siis krokodille selle jaoks, et siis neid nahaks ära kasutada. Ja näiteks siin on kotikesed päris krokodilli nahast. Hinnad on sellised päris ilusad. Üks vöö juba lihtsalt on $259. Päris hullu. Ja siis siuksed ka väiksed asjad, nagu reaalselt hästi väiksed asjad, nagu siukene on. See on nagu $250 täiesti päris suuremad rahakotid ka ja see on ulme. Jaa. Just sitting on your hands, don't squashing. Just keep your hand up and up like that. And just hold that for me so I can get away. 4 to 5 months old. That's a baby. Female or male? I'm not sure. Seal olid täitsa beebid. Need on siin suured. Need on siin, ütlesid, et nad on kõik mingi 30+ aastat vanad umbes. Ja kas tuleb nüüd täitsa välja ka või? Lihtsalt piilub seal. Nii lahe. Peesitavad. Ei tea, miks neil suu lahti on, kas nad nagu jahutavad niimoodi ennast. Kas ma saan siit vahelt? Nad ootavad sööki. No, tahaks näha siit läbi, kas ma näen. Vaata, suu on lahti niimoodi. Anna süüa. See on amps. Mis olid krokodillid, aga need on alligaatorid. Well, our crocodile park's full of energy. These guys here are crazy. And they were bright yellow and jet black. They had big old stripes going all down through them. And these guys here, they're probably pushing now, I'd say close to 35, 40 years of age, which is probably getting up there in an alligator. They could probably live close to 100, so they're probably half their lifespan. But they usually only grow to about 4 meters. So this guy here, at the moment, is probably only 3 meters, if that. So they've still got a fair bit of fence when they go flying. All right, here we go. What's that? Ooh. Nice and gentle, eh? Up we come.
All right, 1, 2. Anyone else? Hey, there. Oh, where's it gone? Where is it? Give up in a second. That's what we're playing with today, you know? Crazy. I'll chuck a bit on the bank, and I might even see if we can get one to walk up a little bit. See if we can get a bit of movement apart from lifting his head out of the water. Hey, over here. Come on. Come on. Oh my goodness. That's pretty funny, I reckon. And people in America reckon these things are scary. I didn't say that. Need olid siis Ameerikast tulnud alligaatorid ja nad ütlesid, et nad on hästi rahulikud ja nad enamasti ei ründa ja nad on hästi sõbralikud, või noh, mitte sõbralikud, aga ühesõnaga aeglased ja et sa võid põhimõtteliselt kõndides nende eest ära joosta, sest nagu lihtsalt rahulikult kõndides, sest nad on lihtsalt nii laisad ja nii aeglased. Ja vot, ja siis praegu on nende jaoks väga külm, et neile meeldib väga-väga soe aeg, ehk siis kui siin on see märg periood, siis siin on hästi-hästi soe ja siis neile meeldib rohkem liigutada, et praegu keegi teine väga ei viitsinud isegi sööma tulla, ainult need 2, kes vees olid. See seal on soolaveekrokodil, see on ohtlikum. No see on nimi ka pandud. Ja nimi on ka maniak. Väga ettearvamatu ja agressiivne. Nüüd hakatakse teda söötma. Come on up. Come on up, big boy. Hey, come on, your missus is going to get it first. Hey, come on. Come on, up we come. Come on, up here. Here we come in the gear. Come on, up we come. Oh. Try and do that again. He's like, what? Almost gentle, hey? Yeah. Take your time. You didn't even eat it. You're more interested in me. You can't eat me. Hey, what's this? Oh, let go of her, you big buffhead. Scary noises, eh? Scary noises. Up here. Up here, big boy. Come on. I need you out here. As soon as I took my eye off him to look at her. That's right, at least it wasn't my favourite one. Right, I don't need to stick anymore. We're not doing anything crazy anymore. I'll give her one more bit of chook, and if he wants to come over, once he lets go, look at him. He's like, oh, look at me, I'm a tour guide. That's what had happened to bone legs and stuff like that. You know? Crunch. Look at that. Oh, eat a bit more of it. Good boy. You can have that one. I'll give it to you. Do another bit. You do. Oh. Krokodilli hääl on nagu filmis. Mis me siis õppisime? Õppisime nii palju, et kui krokodillil näiteks teineteisega lähevad kaklema krokodillid ja siis üks hammustab teisel jala või käe või mis iganes, ühesõnaga mingi jäseme otsast ära, siis korraks purskab hästi palju verd, aga siis krokodilli enda keha suudab siis nagu verd peatada automaatselt suht kiiresti ja siis kasvab nagu haav ilusti kinni ja musklid nagu suruvad selle vee kõik asja kokku, vere, mitte vee. Nii et ja päris ulme ikka, kui rahulikult nad lihtsalt vette lähevad, nii
ja siis ta on vees seal nii, et sa isegi, kui sa kõnniksid lihtsalt mööda, siis sa ei teaks, et ta seal vees on ja siis ta lihtsalt järsku tuleb välja ja nagu ulme ja need vennad käivad siin söötmas neid lihtsalt nii nagu casual ja mingi kätega lihtsalt viskavad sööke. Väga julged. Nii lahe oli neid krokusid vaadata. Me tulime siia mingi poole kolmeks umbes ja lähme kõige viimasena ära. See ongi kella 2, kella 5 lahti, nii et me olimegi siin põhimõtteliselt terve aeg. Nii lahe, nii lahe. Ma ei oskagi öelda tegelikult midagi selle kohta. Aga näiteks, kas te teadsite, et krokud joovad soolavett vabalt saavad juua, sest et neil on need mandlid olid need vist või mis selle asi nimi on? It's glands ju. Ma ei tea. Minu arust on need mandlid. Ühesõnaga, ma vaatan üle ja siis annan teada. Nende asjade nimi on hoopiski soolanäärmed, mis asuvad keele peal. Aga jah, neil on siis, ta jättis ka minu arust siia, minu arust on mandlid, ma arvan. Ma eeldaks, et on mandlid. I'm not sure. Aga ühesõnaga, et jah, nad joovad siis seda soolast vett ja siis neil keha nagu töötleb selle ümber. Kuidas see sool välja? Soola võtavad välja lihtsalt. No soola võtavad välja, aga kas see tuli välja ka kuidagi või? Ilmselt küll, jah. Issand, ma ei mäleta juba, mis ta ütles. Ei tuleb, jah. Ja siis nagu kilpkonnad ka. No kilpkonnad purskavad ninast välja. Ei, silmast. Pisarakanalite kaudu ta ütles. Et pisarakanalite kaudu tuleb see sool välja. Mina kuulsin, sain aru, et ninast lasevad välja. Aga võib-olla oli ka silmad. Ühesõnaga, ma nagu kuulan, aga nagu... Aru ei saa. Ei, ma saan aru, ma lihtsalt mõtlen ise välja. Vaata, nagu mul vanaema alati ütleb, et loll, tähendab ei, kurt ei kuule, aga mõtleb välja või ühesõnaga. Midagi sellist, et ta nagu kurt ei kuule, aga ta nagu mõtleb pool lugu juurde, siis ta saab enam-vähem aru. Mitte, et ma kurt oleks, aga ja terve see aeg, kui me siin olime, me ei olnud vett ega midagi, suu on tegelikult päris kuiv küll. Mul on 1% akut, ma ei tea, kas see peab välja, aga vaata, seal ongi kookosed kasvavad seal palmide otsas ju. On need kookosed ju. Ulmevärk. Koduaias mõtle. Kookosed värsked. Nice. Mul tuli meelde, et kui me sisenesime sinna krokodilliparki, siis ma mainisin, et seal kasvatatakse neid sellel eesmärgil, et nad siis ära tappa ja nahast teha tooteid, aga see on vale fakt, ma valetasin teile. Ma olin sellest asjast valesti aru saanud. Ma kuskilt kuulsin, aga võib-olla lihtsalt sain valesti aru. Et see krokodillipark, kus me käisime, siis see on tegelikult justkui siis sanctuary on inglisekeelne sõna, eesti keeles siis võiks öelda selle kohta hooldekodu või siis varjupaik nendele krokodillidele. Et seal nendega midagi halba ei tehta, mis on väga tore. Sest et tegelikult, kui ma sain aru justkui, et see koht on see, kus neid ka tapetakse ja nendest tehakse nahktooteid, siis mul alguses oli veits error, ma olin nagu kurat, tegelikult ei tahaks nagu toetada sellist asja. Aga samas, kus sa veel näed nagu päriselt niimoodi krokodille lähedalt ja ohutult. Nii et mul on väga hea meel, et ma olin asjast väga valesti aru saanud ja tegelikult see koht nagu hoiab neid elusana. Ning saime teada ka seda, et Lääne-Austraalias on keelatud üldsegi krokodillide tapmine ja just sellel eesmärgil, et nendest mingit nahktooteid teha või siis pidadagi krokodillifarme, kus kasvatataksegi neid ainult sellel eesmärgil, et nahktooteid teha. Ja Austraalias seda tehakse, aga kui ma õigesti mäletan, siis pargi töötaja ütles, et seda tehakse ainult Põhja-territooriumis, mis on siis siin samas kõrval. Ja tihtipeale nendest farmidest helistataksegi siis sinna krokodilliparki ka ja küsitakse, kuule, kas sa müüksid mulle paar titat, on ju, et ma teeks nendest kotikesi. Aga nad ei ole kunagi müünud ja nad ei kavatse kunagi müüa ka, mis on väga-väga tore. Muidugi imelik on see, et nad ikkagi müüvad neid tooteid seal. Nagu kui teid otseselt ise koha peal ei tapa ja justkui nagu ei tohiks seda ka teha, siis miks te ikkagi nagu müüte neid tooteid seal? Tekib mul küsimus. Aga on nii nagu on.
Igatahes jah, väga tore kogemus oli. Tegelikult me õppisime väga palju asju krokodillide kohta. Õppisime näiteks seda ka, et krokodilli silma on võimatu kahjustada. Sest et kui ta nagu, ma ei tea, kas kui ta tunneb ohtu või ühesõnaga jah, siis ta suudab selle silmamuna imeda endale aiu sisse. Nii et lihtsalt silm kaob ära ja siis on võimatu seda haavata, kahjustada. Nii et see oli väga huvitav fakt. Mul üks koolivend rääkis, et siin kandis, kus me ükskord juba käisime jalutamas, et siin kuskil on väiksed nagu passud kivide peal tekkimas, kui on siis tõusuaeg. Nii et me nüüd tulime neid jahtima, vaatame, kas leiame üles või ei leia. Ideeliselt seal peaks olema see bassein vist. See ei ole veel piisavalt täis. Mingid vennad käisid lihtsalt niisama siin ujumas. Aga no siin on väga sketši. Kuskilt tuleb natuke vale laine, tõmbab su kuskile vastu kivi ja ongi pekkis. Ulme. Aga muidu väga ilus mõnus koht, kus chillida. Siin nüüd täiega täitub seda. Just tuli täiega vett siia sisse. Tahtsin kaadrisse saada, aga ei saanud. Äkki tuleb veel. Sealt tuleb täiega vett ja niimoodi see täitubki. Tasa ja targu. Jälle jäi natuke hiljaks, aga praegu tuli ka täiega vett sisse. Päris lae. Siit voolab sisse ja siit voolab sisse ja seal on väike passu. Väike private bassein. Mega ilusad ikkagi luit. Ma isegi ei tea, kuidas nimetada luited või? Ma ei tea tegelikult, mis. Päris kindel, mida luited eesti keeles tähendavad. Aga ja, ma kutsuks neid luiteteks. Anyway. Mega cool. Enne istusin ka siin passus maas ja siis mõtlesin, et täiega lahe oleks, kui saaks nagu samal ajal vaatad, kuidas mingid delfiinid ujuvad siin või mingid haigalad ujuvad mööda või midagi või vaalad või midagi. Täiega lahe oleks. Aga noh, ilmselt suurem tõenäosus on neid kohata siis, kui on nagu see vett siis on, sest et siis on palju soojem siin vesi ja kõik. Põhimõtteliselt vette lähed, siis lihtsalt nagu sulistad, see on nagu kuumas supis. Vähemalt nii kohalikud rääkisid. Kraabid. Nice. Väiksed kalakesed, isegi enne ei pannud tähele, et päris suur kala isegi. Saime kõne ja meili täna selle venna käest, kelle kaudu me siis uut farmitööd otsime. Nii et me veel selle tulevase tööandjaga ehk siis põllumehega ei ole veel ise rääkinud. Pidime täna ühendust saama temaga või põllumees pidi meile helistama. Ta küll seda veel ei ole teinud, aga sellegi poolest me otsustasime, et on aeg auto korda teha, ära puhastada seest, ära pesta väljast ja pildid ära teha ja müüki panna, sest et me ei tea, kaua siin selle müügiga aega läheb. Ja nii et ühesõnaga väga palju asju on vaja nüüd läbi mõelda ja maha müüa, nii et lihtsalt tuleb kuskilt otsast alustada.